Riigikogu tuli sellel aastal esimest korda ja kui nagunii on Eesti poliitika pigem närviline, siis juba nõus märgid, et sellel aastal keeratakse tuure veel juurde. Arvestades seda aastat, siis tuleb tuline aasta. Tõesti, et meil on presidendi valimised ees, meil on juba järgmine aasta Riigikogu valimised ees ja arvestades praegu demograafilist pilti, inimeste toimetulekut, mis ei ole ju paremaks läinud, siis tõesti väga selline pingeline poliitiline aasta tuleb. Tormiline tuleb ja peabki tulema, sest need konfliktid, mis on ühiskonnas küpsenud, nad on üha suuremaks läinud, sest üks konflikt on näiteks energeetika sõda ehk meie energeetika lammutamine. EKRE puhul muidugi me ei pääse väärtuste teemast, sellepärast et kogu aeg tuleb seda marksismust igast uksest ja aknast peale ja sellele peab lihtsalt käe ette panema. Valitsuserakondade poolt muidugi loodetakse, et eriti tuliseks vaidlemiseks ei lähe. Väga loodan, et ei tule, et polariseerumine on poliitikas minu arust saavutanud oma tipu, et igaüks on oma äärmuslikku kaevikusse nagu sisse kaevunud ja sealt käib selline tulistamine, et muidugi demokraatia eeldab ju debatti ja seda, et osatakse ka teist poolt ära kuulata. Avalöök anti täna ning märgin ees ootavast kulus kõikvõimalike arupärimiste ja opositsiooni eelnõude üleandmiseks pool tundi. Just, avalöök, nii võib teda nimetada, aga oluline on see, et oli ikkagi pikem vahe ja vahepeal on kogunenud materjali, kogunenud jamasid, mida valitsus on kokku keeranud ja sellepärast ka arupärimised. Arvata on, et poliitikastrateegidel mõlgub meeles peamiselt, kuidas mõlemaks valimisteks võidelda hea positsioon ja mõjuvõim. Kas see tähendab, et tuleb suurem vastandumine? Ma kahjuks arvan, et võib tulla küll, kuigi ma loodaks sisimas, et läheb vastupidi ja tuleb tegelikult väga konstruktiivne ja loominguline aasta, et kõik võtavad end kokku. Keskerakond lubab, et kui valitsusel on hea mõte, siis toetatakse, aga sel lausel on ka aga. Kui ikkagi koalitsioon peaks tulema välja mõistlike ettepanekutega, siis loomulikult me toetame neid. Ja kõik, mis meie jaoks tunduvad mitte mõistlikud ja inimeste toimetulekut mitte tõstvad, siis vastavalt sellele me kujundame ka poliitikat ja hääletame vastu ja pakume välja ka oma seisukohti. Lihtsalt ridade vahelt ja hääletoonist ma lugesin välja, et teie arvates lihtsalt neid häid mõtteid ei tule eriti. No kahjuks nii on ja mitte ainult ju seda ei räägi meie, vaid seda räägib ju rahvas, kes ju tegelikult ei usalda valitsust. 2 eelolevat valimist, kõigepealt president ja siis Riigikogu valimised, on nii mõnelegi erakonnale ka tõehetk. Ma tegelikult järjestuse pööraks ära, kui oleks võimalik seda teha nii. Enne peaksime tegema ennetähtaegsed parlamendivalimised ja pärast seda presidendivalimised, sest ega tuleb tunnistada, see parlament ei vasta enam ühiskonna ootustele. Väga palju parlamendiliikmeid on oma kohti vahetanud poliitilistes jõududes, väga palju on ka ühiskonna usaldus parteide suhtes võrreldes 23. aastaga muutunud. Kui suurt tõenäosust näete? Väga väikest, sest miks valitsus peaks laiali jooksma, kui ta on võtnud vastutuse valitsemiseks. Ja seda muidugi Eesti põhiseadus ei võimalda, et erakorralised valimised üldse tegelikult tulla saaks. Mehhanism on olemas. Küsimus on, et see eeldab, et ka enamik parlamendiliikmed peaksid julgema lahti lasta oma tänastest istekohtadest avalikus huvis kantuna, et usalduskriis Eestis ületada, astuda samm selles suunas. Kõige suurem küsimärk olevat, kas reitinguhädas Eesti 200 ja Reformierakonnas hakkab peale suurem närvilisus. Nagu naljana pooleks võiks poliitikas kehtestada sama reegli, mis on spordis, et kui sa nagu meistrivõistluste keskel klubi vahetad, siis on sul 6 kuud pingilistumise perioodi enne, kui sa saad tegelikult teise klubi eest mängima hakata. Et Eesti valija ei hinda seda, kui maailmavaadet poliitikul ei ole, joostakse ainult kohtade pärast, et need, kes jooksma hakkavad, on põhjus selles, et nad otsivad endale uut tööd.